tere, minu nimi on Eero ja täna vaatame, kuidas lisada oma mängu vastaseid. Esiteks on tarvis luua uus pilt, siit paremalt sprites, create sprite, siis vajutada edit image ehk redigeeri pilti ja on vaja vastane joonistada. Mina joonistan täna midagi lihtsat, äkki näiteks selline punane ringike ja miks mitte teha näiteks mustad silmad talle. Nii, see on minu vastane. Järgnevalt on vaja luua uus objekt, parem hiireklõps objektidel, create loo uus objekt ja valime pildi punane vastane ja paneme talle nime ka vastane. Järgnevalt on vaja meil luua paar muutujat. Muutujate loomiseks vajutame add event ja create ehk siis loomisel. Siis assign variable ehk siis loome uue muutuja. Ma tekitan 2 muutujat. Üheks ma panen nimeks kiirus. Kiiruseks ma panen 1,5. Ja siis hästi tähtis on see, et tegu oleks 1.5-ga, sest et arvutid näevad 1,5 teisiti. Ehk siis hästi tähtis on see, et kirjutada 1.5, kui on soovi kirjutada 1,5. Ja järgmiseks ma panen elud ja elusi ma panen näiteks 5. Järgnevalt teeme me step eventi, selle jaoks läheme add event, step eventiga oleme juba eelmistes osades kokku puutunud ja kirjutame otsingusse if instance ja siin me näeme juba if instance exists ehk kui tegelane on olemas. Ja siit me võime valida, mis tegelane me tahame, et on olemas oleks, kosmoselaev. Meie eesmärgiks on hetkel teha nii, et vastane hakkaks meie kosmoselaeva jälitama. Aga ta saab meie kosmoselaeva jälitada ainult siis, kui see kosmoselaev päriselt olemas on. Ning sellepärast me alustamegi oma programmeerimist lausega, kui meie siis kosmoselaev on olemas. Sellisel juhul me tahame, et meie vastane hakkaks selle poole liikuma. Selle jaoks me otsime set point direction juba olemas ja lohistame ta taaskord siia paremale, et tekiks roheline joon. Nüüd see suund, kuhu meie vastane liikuma hakkab, peab olema kosmoselaeva X ja kosmoselaeva Y koordinaadid. Ehk kirjutan kosmoselaev punkt X ja kosmoselaev punkt Y. Siinkohal on tähtis, et kui sul on mõni teine nimi oma kosmoselaeval, siis siia läheb selle kosmoselaeva teine nimi. Minul on see kosmoselaev, sul võib olla see kas või Pontu. Järgnevalt on meil vaja anda meie vastasele kiirust. Selle jaoks me otsida set speed, liikumise all set speed, siia alla kenasti. Ning seekord me peame kirjutama kiirust numbrina, sest meil on siin create eventis juba kiirus antud, 1,5 ja ma kirjutan selle lihtsalt siia. Kiirus. See on programmeerimises hea tava, mida tavalised programmeerijad teevad. See teeb suurtematel projektidel töötamise palju lihtsamaks. Järgnevalt on meil vaja muuta meie tegelase suund ja selleks otsime set instance rotation ja siin ta on. Et tema me ei too enam mitte siia, vaid me toome siia alla ja tekib selline joon siit. Ja selle suunaks hakkab olema direction ehk siis suund. Nüüd edasi, me oleme siin create eventis teinud muutuja nimega elud. Kasutame seda ka siin step eventis. Meie eesmärk on praegu, et kui vastane saab kuuliga pihta, siis tema eludest kaoks ära 1. Ehk siis ta võib 5 korda kuuliga pihta saada ja siis ta hävineks. Selle jaoks otsime if variable, siin ta on, toome natuke alla, kui muutuja ja meie puhul kui muutuja elud on väiksem või võrdne 0-ga, siis väga lihtne,
on vaja vastane ära hävitada. Ja seda teeme käsuga destroy instance. Ja siin ta on, destroy instance. Ja taaskord siia paremale poole, et tegiks roheline joon. Aga meil on üks probleem. Nimelt meie vastaselt ei lähe kunagi elusi ära veel. Kunagi ei ütleme talle, et kui ta pihta saab, et siis elusi vähemaks läheks. Selle jaoks peame me minema objekt kuuli alla ning lisama uue sündmuse. Selleks on meil collision ehk kokkupõrge vastasega. Kui toimub kokkupõrge kuuli ja vastase vahel, siis muutuvad elud ja need lähevad ühe võrra väiksemaks ja kindlasti on vajutada siin see relative. Et relative on meil hetkel selle jaoks tähtis, et eludest alati lahutataks -1, mitte et elud oleksid nüüd ühtäkki -1. Järgnevalt on meil veel puudu see, et see sündmus rakendub praegu meil kuulile, aga kuulil pole elusi. Seega peame vajutama siin väiksele kolmnurgakesele, kus on kirjas applies to ehk millele see kehtib. Ning me mitte ei vali, et ta kehtib vastasele, sest siis ta kehtis kõikidele vastastele, vaid me vajutame other ehk siis teisele. Hetkel on meil see teine siis vastane. Kui kuul põrkab vastasega, siis teine tegelane antud olukorras on vastane. Seega see kõik, mis on siin oranžis kastis, kehtib siis hoopis sellele vastasele. Ehk vastasel läheb üks elu vähemaks. Lisaks hävitame me ka kuuli pärast seda, kui ta on vastasele vastu läinud. Selle jaoks leiame taaskord ennast destroy instance'it kasutamast. Ja nüüd on meil ainult üks asi puudu. On vaja lisada vastased ruumi. See on hästi lihtne. Sikutame lihtsalt vastase objekti ruumi. Ja võime teha isegi seda mitu korda. Ja testime, paneme mängu tööle. Nagu näha, siis kõik vastased liiguvad minu poole. Ja ma pean teda vähemalt 1, 2, 3, 4, 5 korda laskma. Enne kui ta ära hävineb. Väga hea. Aga siiski on meil midagi puudu. See tähendab, et vastane mind ei saanudki veel ära hävitada. Mina teen sellise hästi keerulise mängu, kus ma ütlen, et kui vastane mind puudutab, ehk siis lisame kosmoselaevale uue sündmuse, kokkupõrge vastasega. Kui vastane saab mind kätte, siis teeme nii, et siis on mäng. Minnes kosmoselaeva pildi alla, näeme me, et tuleb lahti see kosmoselaeva pildi aken, kust vasakult nurgast me leiame collision mask'i, teeme selle lahti ja see ongi kokkupõrke raam. Tavaliselt on see automaatne, aga mina panen praegu ta manuali peale. Seega ma saan muuta, kus kohast ja millises alas kokkupõrked toimuvad minu tegelasega. Kui midagi läheb siia vastu, kokkupõrget ei toimu, aga kui midagi läheb selle hallima ala vastu, siis kokkupõrge toimub. Ja ma saan ka muuta erinevaid kujundeid. Näiteks võtta selline või hetkel oleks võib-olla isegi täpne on aeglasem. Hetkel on kõige parem selline ja siinkohal on ka hea mainida, et mängijatele meeldib, kui mäng on ebaaus ainult siis, kui nemad selle pealt võidavad. See tähendab, et alati on parem teha tegelase kokkupõrkekast natukene kas siis väiksem või suurem olenevalt mängust, et mängijal oleks natukene lihtsam. Ning siin vastase kokkupõrkekast teha näiteks natukene suurem kui peab, et mängijal oleks natuke lihtsam. Kuulilt seda probleemi pole, sest tema täidab kogu pildi. Ja nii lihtne see oligi. Meil on olemas mängus nüüd vastased, kuulid, kosmoselaev,
puudu on veel väga palju asju, kuid sinna me veel alles jõuame. Näeme järgmises osas.